Tere kõigile meie vaatajatele ja täna on meil siis teine salvestus. Ja kõigepealt alustan siis natukene sellest, mis meil eelmisest saatest välja jäi. Miks ma üldse seda saadet teen ja miks ma oma kaaslastega seda saadet teen, ongi anda lihtsalt natukene sellist vaimset haridust inimestele ja anda sellist mõtlemisainet teistele kristlastele ja siis arutleda erinevatel vaimsetel teemadel koos inimestega ja panna inimesi mõtlema ja avada seda maailma ka inimestele, kes selle sees veel ehk ei ole, aga tunnevad huvi küsimuste vastu ja tahavad selle kohta rohkem teada. Ja täna on siis minu saate külalisteks Pamela Vadim, et palun siis tutvustage ennast natukene. Tere, olen Pamela ja olen avastaja koguduse liige juba 10 aastat ja olen abielus Vadimiga juba 2,5 aastat. 21. Just. Ja suhet oleme ehitanud aastast 2020. Just. Ja tänase saate teemaks ongi meil suhted, et kuidas siis toimub selline vaimne suhete ehitamine ja kuidas see erineb siis nüüd maailmalikust suhete ehitamisest. Oota, Taavi, üks küsimus. Kui Pamela tutvustas ennast, mina ei jõudnud, et mina pean pealt. Saate külastajad andnud meile andeks, kiirtun ette. Et mina olen siis ristitud 2018 avastaja kogudus, kus oli Tallinna Kristlik Vaba Kogudus, nüüd see sai avastaja koguduseks. Aga mul on rõõm tervitada kõiki teid, kes on ekraani taga, sest ma usun, et mis Taavi teeb, see töö on väga vajalik, et nagu meie vaateringi suureneda ja rikustada meie teadet üldse Kristusest ja selle eluviisist. Ja nüüd jätkab. Just, et ka mina olen tänases saates rohkem õppija rollis, et mina olen allaline kristlane ja seetõttu ongi mul hea, mul on sellised saate külalised, kes saavad jagada oma kogemusi ja kellelt saan õppida ise ja kes saavad siis natukene seda küsimust rohkem avada. No et alustame siis võib-olla sellest, et kui me räägime kõige esimest asjast nagu, et tuttavaks saamine ja selline suhte ehitamine, siis kuidas see võiks erineda sellest, kuidas see nagu tavapäraselt maailmas käib? Kas seal üldse alguses on erinevusi? Kindlasti on. Et ühiskonnas nagu ei ole väga palju sellist nõu küsimist. Oma meie küsime lähiringkondadest, et me oleme ikkagi nõu küsinud oma õdedelt vendadelt, kes on selle tee nagu läbi käinud. Muidugi ennekõike me küsime nõu nagu Jumalalt, me palvetame, et kas see just on nagu Jumala tahe ja Jumala plaan meie jaoks. Ja muidugi ühiskonnas rohkem on nagu selline suunatud sellisele füüsilisele lähedusele kui sellele vaimsele ja sellele sõprusele, mis peaks olema nagu see alus. Ma lisan ka seda, et lihtsalt maailmas, kus inimesed saavad kokku, tuttavad ja siis lähevad sellega edasi ja asi on selles, et väga tihti barjäärid on puudu. Eks nagu Pamela rõhutas, et füüsilised barjäärid on puudu ja vaimsed ka, et paljud on nii äkiliselt toimuvad, et nad on nii nahaalselt ja nii ründavad vaimselt ja siis lõhustavad kõik emotsionaalsed barjäärid ja vaimsed barjäärid üldse. Ehk siis seda käitumist ja seda tegu on üleüldse tere tulnud nagu kristliku õigus ja vaimse kristliku õigus, et kui me hakkasime ehitama suhet Pamelaga, ma mäletan,
meid pani üheskoos üks vaimulik ja sihuke ka hea tegu Arno Laut. Et seal meie suhe kasvas väga suurelt ja noh, eks sa pead olema kogu aeg ettevaatlik, et sa ei häiri teise inimese huvid ja sa ei häiri teise inimese mõtted. Sa nagu, sa proovid ehitada suhted, ma räägin kristliku elus, et sa väärtustad teise huvid. Et sa kogu aeg mõtled teiste jaoks, kuidas, kas see on kõlblik, kas see on, kui ma seda ütlen, kas see läheb läbi või noh. No natukene skaneerid iseennast, ennem kui sa hakkad väljendada teistele oma emotsioone. Et ei ole nagu isekas. Just, et noh, et on siis ka natukene sarnane maailmale mõnes mõttes, aga kui niimoodi kokku võtta, siis tahtis on ikkagi selline ühiste huvide olemasolu või selliste ühiste tegevuste olemasolu, aga ka see, et siis nagu teiste inimeste huvisid pannakse tähele, neid väärtustatakse ja osatakse siis vajadusel siis enda nii-öelda emotsioone, siis et tunge ja enda ego alla suruda ja siis nagu olla selline empaatiline ja kannatlik teise poole suhtes. Just, aga mitte äärmuslikult, ei saa niimoodi, et oma ego üldse unustada. Ei, sinu ego peab olema, sest sa pead näitama, kes sa oled, sest kui sa hakkad mängima või teeskelda juba mängida teist rolli, et siis sind võetakse mitte niimoodi, kes sa oled ja siis pärast avastatakse, et sina oled just teistmoodi. Et sinu ego on ikka kõik balansitud. Jah, tasakaal. Ja nagu Pamela ilusti ütles, et sa ei saagi ise sellest aru, kui sa ei suhtled teiste vennade ja õdedega, kes saavad sulle tagasisidet anda, kuidas sa pead käituma või noh, mis olukorras oleks parem niimoodi öelda või noh, et see on kõik suhtlemine. Ehk siis jääda iseendaks ja olla siiras. Just. No see kehtib siis ka kindlasti ka teiste õdede ja vendade kohta, sest muidu nad ei saaks ju meile nõu anda. Just. Aga nüüd, kuna me rääkisime siis just ühistest huvidest ja märkamisest, kannatlikkusest ja õdede ja vendade nõu kuulamisest, siis no kuidas on teie arvamus? Kas see siis võtab, ütleme niimoodi, vaimse suhte ehitamine rohkem aega kui maailmas või tegelikult seal ei ole nii suurt ajalist erinevust? No see sõltub, kuidas keegi nagu ehitab, see sõltub inimestest, missugused on nende pagasid, on ju, mis nad kaasa toovad sellesse suhtesse, mis vajavad võib-olla lahendamist. Ja loomulikult ma usun, kuna me usume Jumalat, siis ka usun, et Jumal ise ka annab märku, et millal on õige aeg teha mingi järgmine samm, ülejärgmine samm. Sest et noh, ühiskonnas on ju väga levinud ju see, et pigem nagu elatakse koos, et ei tehta seda abielusammu, et pigem nagu koguduses on see abielusamm. Kui vaadata, kui ühiskond vaataks meie peale, et aasta aega olete, umbes aasta aega olete nagu tüdruk ja poiss on ju ja abiellut on ju. Nende jaoks on see võib-olla kiire on ju, nemad tahaksid võib-olla veel, võib-olla mõned tahavad mitu aastat koos elada on ju ja siis lähevad abiellumisele. Mõni ehitab seal 5 aastat niimoodi koos, 10 aastat on ju, kui me räägime nagu ühiskonnast, on ju, elatakse koos. Et jah, see on nagu mitmotsaga asi, ma ütleksin. No jah, eks ta ole, et abielu tähendab ju lõpuks tähendab vastutust. Me ei räägi isegi juriidilisest vastutusest, aga me räägime vaimsest vastutusest ja et kui on jälle see ilmalik maailm, siis võib olla tõesti see nii-öelda ebakindlus enne selle viimase sammu tegemist. Ma mõtleks, et kas on, ei ole, puudub see kindlus ja siis seda sammu ei tehta. Just. Ja et abielu jah tähendab vastutust nagu Jumala ja ka üksteise eest. See on nagu sükane. Ja ma lihtsalt istun ja mõtlen, me küll arutame ja oma tarkused toome, aga me ei vaata piiblit. Ja ma natukene valmistasin 3 piiblikoha, aga ma arvan, et meie raamides ma
toon ühe praegu välja ja kui tuleb sinna ette, siis ma toon teise ka. See on siis 1. Thessalonika 5:10. 1. Thessalonika 5:5-10. Ehk siis teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Niisiis ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained. Sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained. Rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüge ning pääste lootuse kiivriga. Sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. Eks lihtsalt Piibli koht räägib väga hästi sellest, et kuidas me peame suhtuma sellesse eluasjale nagu suhted, et me peame käima valguses ja me peame järgima Jeesust. Et ei järgi saatanat ja tema patu salakavala, ma ei tea, varianti, mis ta pakub kogu aeg. See räägib kõigest puhtusest, vaimselt nagu mõtetes, füüsiliselt ja see hoiab siuke distsipliini, et meenutan need kohad, see on väga hea nagu variant, et kui sa tahad jääda püsivaks sellest teemast. Sa tõstatasid sellise väga ilusa hea küsimuse. Küsida teie mõlema käest, et kui teil oleks vaja selgitada inimestele, siis mida, kui oleks vaja inimestele selgitada, siis mida tähendab puhas või suhete ehitamine või mida tähendab siis puhtus suhete ehitamisel? Kuidas seda võib-olla mõne sõnaga saaks kokku võtta? Sina või mina? Ma vastus juba olemas. No, äkki. Sest minu jaoks puhtus on sarnane nagu distsipliin, et sa ei tee seda, mis häirib Jeesust. Sa järgid nende reeglite ja nende asjade järgi, et lihtsalt ei häveta või ei rikkuda seda kokkuleppe Jumalaga. Puhtus on kõigest vaimsest, mitte vaimsest nagu mõtete viisil ka, et kui sa oled üksi, sa vaatad teise inimese nagu, sa näed nägu, sul hakkad mõtted käima, võib juhtuda mis iganes, aga edasi plaan on, mõnedel kohtadel juba teada, et saatan kiusab väga hästi ja ta nagu seda fantaasiat paneb käima. Aga ma räägin sellest, et kuidas sellest jääda nagu püsivaks, et ükskord võib-olla sa võitsid saatanat, aga teine kord ta ründab ka ja kolmas kord ja neljas kord. Et kahetseda, palvetada ja jääda püsivaks selles palves, et Jumal ei puudutaks need teemad, et hoiaks kontrolli all. Ja olla avatud ka, et see on üks raskemaid asju tegelikult kellegi teisele. Kui sul on mingid teatud võitlused, siis... Alustame veel kord, et ma ei tea, kas sa mainisid alguses, et kui me alustasime suhted ehitama, meil on paar pandud oli, kes olid meie nõustajad. Ehk siis nendega nagu jõngirluspartner või sinu suhete ütleme niimoodi, sa paned... Ülevaate. Et mul oli Janek ja Eve, meil oli Janek ja Eve ja siis mul oli Janekul võimalus iga kord helistada, mis iganes juhtub minu elus, et ma võiksin sellest rääkida avatult ja see oli väga toetav, et inimene oli igatepidi valmis mulle aitama vaimselt öelda mingit suunatud asju, mida ma peaks tegema või mida pean mõtlema või mida pean, see oli väga toetav. Et ma räägin, see on nagu usu asi, et kui sa oled usklik,
usu ei ole ükski inimese mäng või asi. Usk on kõige kogukonna asi. Näiteks meil on kogudus ja meil on vennad ja õed, kes toetavad üksteist. Ja samasuguselt, kui sa hakkad ehitama suhted, siis sul peab keegi olema see, kes sind suunab. Et jah, vabandust. Ei, väga head mõtted. Ma olen nagu nõus, et see puhtus ongi nagu mõtete ja tegevuste tasandil siis, et näiteks esimene suudlus on nagu altari ees. Et enne nagu ei ole sellist asja ja kuidagi, et hoida nagu puhtust oma vahel. Ja mitte ainult siis, kui sa nagu oled paar, vaid ükskõik, kui sa suhtled oma õdede või vendadega või nagu aga seda tuleb treenima. Seda peab treenima, sest et see ei ole üldsegi mitte lihtne. Et see on päris keeruline ka, et ma ütle, et see kõik lihtne on. Vahepeal päris väljakutsuv. Et sellepärast meil ongi vaja nagu Jumalat, meil on vaja vedesid vendi kõrvale. Et usuteed me käime nagu üheskoos. Ja sellest tuleb minu teine piiblikoht. Väga hea. Mul on sellel teemal planeeritud 2 asja, aga võtan. Nii. See on siis Galaatia 5:13. Mis räägib armastusest. Nii ma loen. Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Väga täpselt öeldud, mida peab tegema. Peab armastama ehk siis austama üksteist ja toetama. Et jah, see on tead, need teemad jäävad kogu aeg peas, see puhtus ja ebapuhtus ja kas austus ja ebaaustus, et kui sa räägid keegile maailmast, et sa ehitasid suhted nii kaua aega. Ja no niimoodi sellisel. Ja, et sul ei ole üldse mingit põhjust nagu midagi sellist tuua, et mul oli selline elu. Et oli jah, puhtus suhte ehitamine, et keegi ei taha uskuda selles. See ei ole ju võimalik, kuidas see võimalik on. Ja siis see on nagu siuke kitsas jälle ja huvitav teekond, kus sa pead jälgima iseennast ja toetama oma kaasa. No ma arvan, et kui üldse sellist vaimset maailma ja nagu mittevaimse maailma võrreldes ongi see, et nagu kes ei ole nagu kristlastest paarid, siis seal see lihtsalt see füüsiline pool tuleb sisse oluliselt varem. No see on ka võib-olla kõige suurem nähtava erinevusega seal lähevad kindlasti ka süvitides. Kui küsitakse näiteks, et ei ole seda füüsilist kontakti, kuidas teate, et inimesed sobivad. Et siin ehk sekkubki siis see nii-öelda vaimne pool, et kui on olemas see vaimne kontakt inimeste vahel või selline nagu vaimne connection, siis te võite nõustuda võib-olla minuga, võib-olla mitte, et see siis nagu kompenseerib selle võib-olla, mis võib-olla füüsilises osas võib puudu jääda. No ainuke, sellepärast juba sa läksid väga peenradadele selle teemaga, et veel küsida raamides, ma sulle ütlen, et lihtsalt see füüsiline osa, see on üks osa elust, nagu kooselust. Aga see on kõik võimalik Jumalaga. Kui sa ainult pühendad füüsilise osa peale ja hakkad ehitama suhted ainult selle peale, siis oleme ausalt, see kaua ei kesta. See lõpeb varsti. Kui see peab olema balansitud, aga selles ongi kõik see asi, et sa ei saa seda regulida. See kõik reguleerib Jumal.
Jumal on pannud inimesi kokku, mitte noh, sulle tundub, et jah, et kui ma poleks läinud kogudusse, ma poleks näinud seda naist ja või noh, või mis iganes jah. Aga tegelikult Jumal paneb juba ammu nagu inimesed kokku ja see on Jumala plaan ja kui sa ei usalda Jumalat, siis kõik see abielu on mõttetu. Kõik see ehitamine, see on noh, kui seda ei ole usaldust ja ma juba paljudele koguduses ütlesin, et meil õpetati Janeke ühte väga hea asjaga kolmnurk. Ehk siis, kui sa ehitad suhted, sa ehitad mitte mina, sina, vaid sa ehitad mina, Jumal, sina. Ehk siis kolmnurk. Ja kõik probleemid, kõik, mis juhtub teie elus läbi selle süsteemi töötada, siis läheb kõik hästi. Ja see toimib tõesti, me oleme proovinud mitu korda. Kui on mingi ebaarusaam või noh, mis iganes elus toimub. Konflikt või... Ja. Et igast asju on... Et esiteks sa pöördud oma asjadega Jumala poole ja siis kaaslasele poole. Ja. Et ühesõnaga siis Jumala plaani usaldamine, palvetamine, vaimse nõu küsimine ja siis nagu on selline tugevdav faktor suhtes. Ja. See ütlesidki Jumala plaan, et ongi, et noh, ikka inimese jaoks on Jumala plaan natukene erinev, no, nagu me hästi teame. Ja üks asi kindlasti, mida see nõuab, on inimestelt on kannatlikkus. Et ma omadest kogemusest tean ja noh, et kuna see plaan on erinev, siis mõnikord kipub see kannatlikkus väga õhukeseks kuluma. Et aga siiski tuleb ära oodata ja usaldada, et ütleme niimoodi, et noh, ütleme, kes ei ole vaimses maailmas, et neil on lihtne, et pea ees vette sisse ja vaata, mis tuleb, aga ja vaimne maailm siis tahab siis seda natukene läbimõtlemist, ootamist, jälgimist, usaldamist. See on hoopis teine maailm, see vaimne maailm, kui võrrelda maailmaga. Vaimse maailmas, kui sa hakkad ehitama suhted, ühesõnaga, kui sa hakkad juba tutvuma kellegiga, ehitama seda tutvust edasi, esimene, mida sa teed, sa ehitad sõprust. Sest oleme ausalt, kui te ei ole sõbrad, aga te kohe hakkate ehitama suhet, see on ka midagi valesti, sest see ka ei kesta kaua. Sest see on kas armulikkus või see on mingi huvi, et see plaan ei kesta kaua. Ja mis ma tahtsin öelda, et mõnedel paaridel ei ole niimoodi vedanud nagu meil Pamelaga. Et mõned läksid lahku, kes olid sõbrad ja hakkasid ehitama suhted. Aga võttisõna on sõbrad. Et see austamine ja ühe teist arusaam, et see nagu suhete ehitamine ei katkestaks kohe, ja et need suhed ei lõpe. Ja inimene ei lähe kogudusest ära või mis iganes. Et esiteks, et noh, kui sa tahad endale mingi plaan ehitada, mis teha, et saada 2024 kaaslast, ehita sõprust. Ja siis vaata edasi, et see on teekond jah, siuke huvitav. Aga see on mitte ainult sulle, see on kõikidele meie vaatajale, et noh. Et ma arvan, just läbi koguduse ma olen õppinud ka, et ka lihtne sõprus võib toita. Ka just vastassoost inimestega. Et varem arvasin, et no, et mis see sõprus ikka olla saab. Aga tegelikult ütleme niimoodi, et just ka vaimse tasandil sa näed ära, et isegi selline sõprus võib olla selline väga sügav ja intiimne, vaimselt intiimne ja selline väga pikaajaline ja see on teil tõesti ka lihtsalt sõprus on väga suur väärtus omaette, et seda inimesed peaksid hindama, et noh, ei pea alati, noh, eelkõige räägime sõprast, ei pea lõppema alati sellega, aga lihtsalt see, et kui inimesed juba usaldavad teineteist ja teineteisele niimoodi toeks, just vaimselt toeks, siis see on suur asi, et tegelikult, et igasugune vaimne tugi, eriti noh, tänapäevases keerulises maailmas on suur väärtus omaette. Just.
tahad veel ühe piiblikoha? sa võid tuua, kindlasti meie kuulajad, vaatajad on huvitatud. ma ikka toon. Siis ma arvan, et sellega võime lõpetada. Jaa. Ühe piiblikohaga mul on veel üks. Loeme ette. Aga ma pean otsima seda kõigepealt. Mul tuli üks mõte. Kindlasti meie vaatajad annavad meile andeks, vaatavad need ilusasti ära. saame õppida kõik üheskoos kannata. Okei, mul on väike piiblikoht. 1. Johannese 4:12. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meist täiuslikuks. Väga lühike ja konkreetne jälle sõnum. Et kõigepealt usume Jumalat, usaldame, ehitame sõprussuhted ja siis vaatame, mis edasi toob elu. Et see on seiklus teekond. Ei, ma lihtsalt, miks ma tahan, ma ei tea, kas ma viin seda üles. Et miks me seda üldse teeme? Et on üks kirjakoht, et kes ehitab oma elu ja järgib Jeesuse õpetust ja Jumala õpetust, see ehitab oma elu nagu kaljule. Ja kui tulevad need tormituuled, siis see jääb püsima. Aga kes ehitab oma jah, mitte Jeesuse õpetusele ja kes ei tee nende tegude järgi liiva peale ja kui tulevad need tormituuled, siis ta valiseb. Jah, sa peaaegu räägisid kõik see piiblikoha ära. Jah, et just, et see ei puuduta ainult abielu, see puudutab tegelikult kõiki valdkondi elus. Et me peaks vastu nendele elu tormituultele. Jaa, see on selline, ma arvan just, et ilus mõte lõpetamiseks, et üks kindlalt vaimse suhte üks alustalasid on selline usk Jeesusesse, et aitab meid kõikidest väljakutsetest läbi ja siis püsibki meie suhed, meie sõprused, need kõik püsivad kalju peal. Just. Ja ma arvan, et selle mõttega ongi kena lõpetada. Täna meid vaatamas. Kui teil on küsimusi või kommentaare, postitage alla, kirjutage ja võtame juba järgmises saates ette. Nägemist!